Tere kutid, tere. Aitäh! Endine politseinik tabati otse teolt, White Claw käes. Kas sul on määrus? Kas mul on määrus? Ja teda süüdistatakse massitulistamise plaani kavandamises New Orleansi festivali. Mille eest? Louisianas terrorismi eest. Vau, ähvarduste eest. See on skandaal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. Kas toas oli relvi? Jah, seal on püstol. Ja ta ei teinud nalja. Kui Florida šerifi asetäitjad tormasid selle endise politseiniku Hampton Inn hotelli tuppa, leidsid nad käsirelva ja 200 padrunit. Prokurörid ütlevad, et ta kavatses tulistada New Orleansi muusikafestivalil, kus käib umbes 70 000 külastajat päevas. Õnneks said nad vihje, et kahtlusalune on linnas ning suutsid ohu enne midagi juhtumist ära hoida. Nüüd on ta aga segaduses ja palub abi. Mul oleks vaja nõu, mida ma nüüd teen, kuidas edasi minna. Tänane skandaal viib meid Destiny Floridasse, mereäärsesse linna osariigi loodeservas. Aprilis said Okaloosa maakonna šerifi asetäitjad vihje, et 40-aastane Christopher Gilliam viibib linnas ja peatub Hampton Innis. Vihje kohaselt kavatses Christopher korraldada massitulistamise New Orleansi džässi- ja pärandifestivalil, mis pidi toimuma 23. aprillist kuni 3. maini. Louisiana kohtunik oli andnud välja Christopheri vahistamismääruse, et takistada väidetavat tulistamisplaani. See viis uurija Destiny Hampton Inni. Šerifi asetäitjad kinnitasid turvakaamera salvestiste abil, et Christopher peatus hotellis ja 22. aprillil plaanisid nad ta vahi alla võtta. Ma jätkan, kui asi saab veel hullemas minna. Jätan nüüd järele. Keha kaamera video näitab, kuidas rühm šerifi asetäitjaid liigub hotelli foajees Chrissy toa poole. Kus on trap? Siin samas. Ei ole. Lihtsalt mängi. Ma otsisin treppe. See lihtsalt saab olema. Ja siin on mitu vaatenurka. Ühel detektiivil on telefon valmis juhuks, kui ta peab Chrissyt toast välja kutsuma. Ma helistan talle. Kuule, oota korraks. Kas siin on lifte või ei ole? Sealpool on. Ma otsisin treppe. See lihtsalt saabki olema. Liftid lõikavad meid vahele. Lõikavad sisse. Halb. Hästi! Jätka. Hästi. Oota korraks. Ava oma grupivestlus, et ma saaks fotoda. Jah, sa ei saa seda lugeda. Sa pead mulle selle lingi siia saama. Jah, muidugi. Kas sa saad palun UAS-i genereerida? Ja sellega ühendada. Muidugi. Ben? Alguses ei ole abisheriffid kindlad, kas Chris on toas sees. Kuulete neid uste taga sosistamas. Ma kõnnin siia. See on umbes siin. Umbes 3 minutit pärast hotelli saabumist otsustab üks abisheriffidest lihtsalt Chrissile helistada ja vaadata, kas nad saavad ta niimoodi koridori kutsuda. Tere, Chris. Siin on Sersant Walton šerifi büroost. Kuidas sul läheb, mees? Pole viga. Jah, ma arvan, et sul on probleem sellega, et su pere palub heaolu kontrolli teha, eks? Okei. Olgu. Nad palusid jälle ühe heaolu kontrolli teha. Kas sa saad jälle minuga rääkima tulla? Ei, meil oli vahetus. Ma arvan, et sa rääkisid varem meie päevavahetusega. Hea mees, kui sa lihtsalt tahad foajeesse tulla, oleksin tänulik. Hästi, kõlab hästi, aitäh. Heräge.
ta on kohal, hästi. head aega ja nüüd on see hetk käes. Chris jalutab oma hotelli toa poole ja võetakse vahi alla. Tere kotid, tulge sisse. Hästi, mis lahti on? Teie suhtes on vahistamismäärus. Palun pange tähele, Chrisile lähenevad šerifi asetäitjad, kui tal on käes veriapelsini maitsega White Claw. Üks asetäitjatest teab selle isegi ära võtma, et nad saaksid Chrisi käeraudadesse panna. Ja siis saab kõik väga selgeks. See ei ole Chrisi perekonna poolt tehtud heaolukontroll, nagu asetäitja telefonis ütles. Selle asemel on tema vahistamiseks on välja antud vahistamismäärus. Ma ei tea, mis. Tšaa. Mille eest? Tere, Luciana, terrorismi eest. Ähvarduste eest. Sest sündmuskohal on mitu šerifi asetäitjat. See on jäädvustatud ka teise nurga alt kehakaameraga. Ja see annab sulle Chrisile parema vaate. Sinu suhtes on vahistamismäärus. Mul on vahistamismäärus. Mille eest? Luciana, vahistamismäärus terrorismi eest. Vau, ähvarduste eest, jah. Chris süüdistab oma perekonda, nimetades neid hulludeks, kuid šerifi abid peavad ähvardust tõsiselt võtma. Seega küsivad nad Chrisilt, kas tal on relvi. Vabandust selle pärast, proua. Oota, kas see on nii? Teate küll. Me saame teid peale võtta. Kas teil on relvi kaasas? Ei, härra, ei. Okei. Ei, minuga on kõik korras. Kas toos oli mingid relvi? Jah, siin on relv. Okei, kus see on? See on minu sõjaväekotis. Jah. Minu rohelises kotis, jah. Roheline kott, okei. Ei, nad on otse sees. Võid võtta mida iganes vajad. Nüüd annab Chris natuke infot oma tausta kohta. Ta on endine politseinik Põhja-Carolinast. Ei saanud neist lahti. Olen olnud korrakaitses üle 20 aasta. Kes siin on? Vanemad või näiteks õed-vennad? Mõlemad. Ma kuulsin oma... Ma vigastasin eile õhtul oma hüppeliigest. Mu uksekaart on seal rahakotis, kui sa tahad, võid selle võtta. Kui kaua sa siis kapist väljas oled olnud? Ma läbisin kõhutuse umbes 3 aastat tagasi. Okei. Ja sellest ajast saadik olen kapist väljas olnud. Nii et, jah. Umbes 3 aastat tagasi, kas nii sa ütlesidki? Kas sul on okei, kui ma selle lihtsalt tallevalane tagasi panen? Absoluutselt. Jah. Kas see on peal? See peaks olema seal samas selles väikeses lahtis. Siis siin. Ei, see, kuhu sa just vaatasid, kassa lähedal. Jah. Jah, seal see on. Plaaniga White Claw välja kallata lähevad šerifi asetäitjad Chrisi tuppa ja salvestus läheb mustaks. Heli ega videot pole, seega me ei tea täpselt, mis toas juhtus, kuid me teame, et šerifi asetäitjad leidsid käsirelva ja 200 padrunit. Osceola maakonna šerifi büroo avaldas selle foto, mis näitab leitud esemeid. Nüüd on umbes 5 minutit, mil detektiivid on hotellitoas ja meil pole heli ega videot, kuid siis on aeg viia Chris jaoskonda. Kui need liiguvad patrullautoni, ajavad Chris ja asetäitjad juttu parimatest kohtadest päikeseloojangu vaatamiseks või kus midagi juua võtta. Jah, see pole eriti kiire aeg. Tead, sa võid üle tee minna ja seal saab veel paari jooki võtta. Just seal ma oleksingi selle päikeseloojangu ajal. Absoluutselt. Chris juhatatakse patrullautosse ja ta käitub üllatavalt meeldivalt. Tšaa. Me jõudsime randadest osariigi piirini. Muide, kas teil on see seljakott olemas? Ma avan selle. Jah, see on taotu. Jah, kui suur on see galloon? Vabandust. Olgu. Edju. Kas sa tahad seda ise teha või tahad, et tema teeks ja meie võtame selle hoiule? Kas sa tahad teenindada ja meie võtame selle hoiule või tahad ise selle hoiule võtta, jah? Ma ei tea, mida ma teen. Mind pole niimoodi kutsutud. Kas sa tahad teenindada? Olgu, võtame selle hoiule. Jah, Pia on sinu sõber. Me hakkame mängima Pia mänge. Kui sa tahad seda kätte toimetada, lõid talle helistada ja ta juhendab sind läbi selle. See on teise osariigi õiguse mõistmise eest põgenev tagaotsitav. See on tõenäolise põhjuse alusel tehtud vahistamine. Jaa. Nii et see on lihtsalt tõenäoline põhjus. See salvestus lõpeb siin, kuid teine algab, kus Chrisi läbi otsitakse ja kontrollitakse, kas tal on veel relvi. Mida sa tahad öelda? Sa jääd siia paigale. Olgu. Võta kõik taskutest välja. Veendu, et ta on väljas. Aitäh. Tahad, et ma teeksin seda? Sina hoolitsid hoiustamise eest. Jah, teeme nii. Kõik on korras. Kui ta ei pahanda transportimist, siis ma kõnnin. Ma ei taha. 1, 4, 7, 8. 10. Me pakime kõik kokku.
vormistamine. Saddam 411 toob kohale ja vormistus peab ta samuti vormistama. Vormistus saab talle ka selgitada, kuidas see käib. vormistus oskab seda teha. Ära muretse, kuula. See on tagaotsitav, mitte raskes kuriteos süüdimõistetu. See on lihtne. Ma arvan, et mu rahakott on turbilis. Jah. Ma võtan selle välja. Mitte selleks, et ei proovi panna midagi sellist. Nothing tucked up away or anything like that. Pole hullu mees. Kas sa tead, mida ma pean tegema? Paul, hallu. Ma saan aru. Sina. Tundub hea. Pole hullu. Ma olen. Peel. Sina. Istet võtta. Väikese tõrke saatel pannakse Chris politseiautosse. Ma olen 100% õnnelik. Kuidas ma panen seda vööpaika? Promise. Kramus. Jätka. Proovime siin paika saada. Proovi seda teha. Üle. Sina ja. Aitäh, härra. Palun väga. Kurat, ma selle vööga tegema. Oota korraks. Mine istu ja pane see asi kiiresti tagasi. Ma proovin. Ja. Ma tean. Sa oled... Sa oled tubli. Tuli. Ma tulen sellega tagasi. Ma tean, et sa kuuled seda kogu aeg, aga kas sa saad mu käeraudu veel korra kontrollida? Ma pääsen neist kiiremini välja, kui neid ei kontrollita. Palun kummardu ette. See teeb haiget. Aitäh. Kas sa tahad oma käsi ringi keerutada? Mina ei taha. Jah, võib-olla lihtsalt pane mu peopesad kokku või midagi sellist. Jah. Me võime panna peopesad kokku. Pööra seda edasi. Ma ei tee seda sulle liiga tugevaks. Pane see topelt lukku. Ma panen selle kohe topelt lukku. See on topelt lukus. Jah, see vasakpoolne on päris pingul. Päris tihe. Ja pööra. Nii, valmis. Lahe. Aitäh. Ja see on topelt. Lukus. Jah, kõik on korras. Sinuga on kõik korras. Jah, pole probleemi. Tere. Mul on kotti vaja. Dan. Mul on kotti vaja. Sul on kotti vaja. Sul on minuga asjad. Sõides šerifi kontorisse, hakkab Chris autos roolis oleva šerifi asetäitjaga vestlema ja ma hoiatan teid, video on udune, aga tegelikult on siin oluline just nende vestlus. Kas sul on nii mugav, kui olla saab? Hästi. Uh, 25. See on umbes 25 minutit võib-olla. Kui liiklus on hea. Okei, alguses igav väike jutt, aga varsti hakkab Chris rääkima oma perest. Ta süüdistab neid endiselt selles, et nad kutsusid talle nii-öelda heaolu kontrolli. Kuidas sa defineerid hullumeelsust? Mis on sinu arvates hull? Ainus, mida ma tahan, on Põhja-Karolainast lahkuda. Mul on hull perekond, aga ma ei tea, kas see on samas kategoorias, millest sina räägid. Ja. Kuigi ta on umbes 20-aastane kogemus politseinikuna töötamisest, on Chrisil siiski palju küsimusi selle protsessi kohta. Kas teil on vaste olemas? Me saan olema. Kohtunikud, jah. Ma arvan, et hommikul näed kohtunikku. Ma ikka veel ootan, et näha, milles sind süüdistatakse. Ma arvan, et ainult Louisianast pärit vahistamismäärus. Jah, mul pole selle kohta täpsemat infot.
see kõlab nagu üsna tõsine süüdistus, eks ole, süüdistused. Ja. Ma ütlesin, ma ei tea sellest midagi, mees. Ma proovisin mitte, Olin täpselt samas olukorras nagu sina praegu. Ja. See on esimene kord elus, kui mulle pannakse käerauad peale. Chris selgitab siis, miks ta Destiny piirkonnas oli, öeldes, et ta kasvas seal üles. Ma olen pärit pealinnast, sain Petersburgist, Floridast, jah. See on suurepärane tee. Sa elasid siin? Jah. Mu isa oli määratud New Canali. New Jersey. Okei, jah. Ma kasvasin seal üles umbes 10 aastat. Okei. Mis on tagaust on käinud, jah? On möödunud palju aega. Jah, Blue Water Bay on kena. Mulle meeldib see piirkond. Jah, just seal käisimegi ümbruskonna väikestes tiikides kalal. Ja. Need kohad on nüüd olemas. Need on nii naeruväärsed. Iga kord, kui keegi, kes sinna ei kuulu, läheb tiikidesse kala püüdma, helistatakse meile kohe. Enamasti teevad seda lapsed. Ja nüüd, kui neil on elektrirattad ja tõukerattad, on nad nii kiired, nii kiiresti helistavad selliste asjade peale. Aga isegi pärast väikest vestlust pöördub Chris jälle tagasi oma juhtumi logistika juurde. Noh, nüüd oleks mul vaja nõu, mida ma peaksin edasi tegema. Ma mõtlen, tead, ega ma ei saa sulle eriti midagi öelda. Ma saan aru, ma lihtsalt räägin mehelt mehele. Ja püüan aru saada, ma mõtlen, ilmselgelt pole ma veel valmis. Jah, nii et ma ei tea täpselt, mis su käsil on. Ma ei tea. Kõik, mida ma tean, on see, et New Orleans või keegi Louisianast andis sinu kohta välja vahistamismääruse. Kohtunik kirjutas sellele alla. Nad ilmselt... Jah, mingil hetkel tahavad nad sinuga sellest rääkida. Sealt saabki usalduse ja perekonna. Sellepärast ma mõnikord lihtsalt lahkun kohe. Ja ma ei tea sinu versiooni sellest loost, nii et mida ma sulle ikka ütlen, tead? Ma lihtsalt joon end purju ja... Keegi ei suuda sellist jooki teha. Ta on rahutu. Tahab teada, kus tema vara on, eriti tema konfiskeeritud relv. Nii et minu relv peaks olema šerifi kontoris hoiul. Jah, meil on see hoiul. Ülejäänud vara kohta ma ei oska midagi öelda. Veok ja kõik muu peaks seal olema. Ma tahan sind lihtsalt hoiatada. Terry. Kas ma tahan sind lihtsalt hoiatada? Ma ei taha sinult elu võtta. Noh, võib-olla nad hakkavad seda sööma. Ma ei tea. Kas sa ütlesid bokserid või homaarid? Bokserid. Okei, bokserid. Suur osa minu tööst on hoolitseda mõnede kilpkonnade ja revaste eest. Jah, võib-olla nad hoiavad seda sinu jaoks. Mul pole aimugi. Aga kui sul võib-olla tuleb Louisianasse minna, siis ma ei tea, mida sulle öelda, mees. Ma ei tea, kuidas see kõik sinu jaoks välja kukub. Jah, ma sooviksin, et mul oleks sulle rohkem öelda. Ausalt öeldes ma isegi ei arvanud, et minu osa on sind transportida. Ma lihtsalt istusin väljas ja vaatasin. See ongi kõik, mida ma teen. Mu käärauad on valmis. Väike vestlus jätkub. Rääditakse Chrisi veidrast perekonnast ja šerifi asetäitjast, kes ta käeraudadesse pani. Ja olen kindel. See noor politseinik, talle meeldib käeraudu panna, eks? Ta teeb head tööd. Jah, siit ei pääse keegi välja. Video läheb siin mustaks, aga on kuulda, kuidas šerifi asetäitjad omavahel räägivad. Nad teevad nalja, et Chris ei ole mitte purjusjuht, vaid hoopis põgenik. Mitte joobes juhtimine. Ma tean, ma olen selle pärast ka pahane. Sinu jaoks. Kas tõesti? Mees. Ei, see on tagaotsitav. Olgu. See jäi mulle kaela. Jah, aga ta on olnud normaalne. Olgu.
Ta on endine politseinik Põhja-Carolinaast. Ta on siin rakkerühmas. Prokurörid ütlevad nüüd, et Chris ähvardas korraldada massitulistamise New Orleansis suurel muusikafestivalil, kus käib päevas üle 70 000 inimese. Kohalike väljaannete nagu Fox Live 8 andmetel plaanis Chris väidetavalt tuua festivalile oma relva ja 200 padrunit ning lõpuks surra politsei käe läbi enesetapus. See väidetav plaan nurjati aga siis, kui uurijad suutsid ta Floridas vahi alla võtta. Ta anti välja Louisianasse mõned nädalad hiljem. 12. mail ilmus järgmisel päeval kohtusse ja istung lükati edasi. Kohtunik otsustas, et teda hoitakse vahi all kautšonita. Ja siinkohal tänane skandaali episood praeguseks lõpebki. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha või minuga sotsiaalmeedias ühendust võtta, siis leiad mind näiteks Instagramist nimega Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast skandaali episoodi. Nagu alati, olen sinu saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.